Põllumaas, Krosskaart 125, esimene rida 181, Keir-Kenor Mutik, siis Kaspar Pikk-Põld 180, 142, Georg TV Super. Teine rida 186, Indrek Siimenson ja üllatust, teisest reast läheb rajale ka Eesti meistrivõistluste hetke suveräänne liider Armin Raag ja tema kõrvalt veel 118 Jürgen Laanso. On väga raske päev olnud täna ja Armin Raag, kes võib öelda, on väga filigraanselt sõitnud terve selle hooaja, pidi täna päris mitmes sõidus ikkagi raja äärde jääma. Ja läheb sealt otsima võimalust Arminga ja läheb sinna Keir-Kenor Mutiku selja taha proovima aga ei saa. Armin Raagil siis 195 punkti, Jürgen Laansol 176, Georg TV Super 175, Keir-Kenor Mutikul 175 ja Indrek Siimenson 173, Kaspar Pikk-Põld 172. Näete, selline tihe arvestus on, kus Armin Raag on siiani võitnud kõik etapid, aga täna, kas tõepoolest on selles klassis valitseja murtud, aga see on kõik oleks. Keir-Kenor Mutik ees, Armin Raag teine, 180, Kaspar Pikk-Põld kolmas, kes läheb praegu, võtab Jokkeri ära. Nagu öeldud, siis tegelikult nende noorte sõit läbi tänase päeva on olnud selline vägagi võistluslik. On olnud väga paljudel poistel selliseid hetki, kus tuleb raja äärde jääda, oli väga raske sõit siin selles vihmas. On olnud tehnilisi probleeme ja tundub, et siin juba eelmisest etapist alates on Keir-Kenor Mutik kindlasti väga suure sammu edasi teinud. Selle klassiga on Eestis sellised mõtted, et kui praegu siin on see piiratud mootorimahuga kuni 125-ni, siis ilmselt järgmisest hooajast see tõuseb juba 250 peale, mida ka väga palju Skandinaavias kasutatakse. Ja nüüd arva nähtavalt tihe heitlus seal esimese kohale peale küll. Keir-Kenor Mutik on väga hästi praegu katnud kõiki Armini üritusi. Selgelt mõlemal sõitjal, nii Keir-Kenoril kui ka Arminil ei ole veel jokker võetud. Aga Armin proovib päris mitmes kohas, ta on seda teinud. Ja kindlasti see press, mis sealt tagant tuleb Keir-Kenorile, on ikkagi väga muljetavaldav. Olgu jah, et nad seal kolmekesi, Keir-Kenor Mutik ja Armin Raag ja kolmanda sõitjana seal siis number 118 Jürgen Laanso on natuke eest ära saanud, siis ei tähenda sugugi midagi. Vahed on ikkagi suhteliselt väiksed praegu ja sõitjate selline tase võrreldes kas või hooaja algusega ja võrreldes sellega, mis oli näiteks kas või eelmisel hooajal, on ikkagi väga palju kordi tõusnud. Ei ole Arminil täna olnud sugugi kerge päev ja nüüd võtab Keir-Kenor seal selle kurvi ära. Kohati juba tundus, et läheb spinni see Krosskaart, aga jääb ilusti veel rajale Keir-Kenor. No otsustamise koht ja strateegia koht on nüüd sama see jokker. Ma väga kaldun arvama, et Armin läheb seda teed, et püüab praegu sellel ringil selle jokkeri ära võtta. Vahed on väikesed ja ärme unustame, tagant tulevad ka teised poisid. 186 Indrek Siimenson ja Indrekul nii ja mida siis saab Armin teha, Armin tuleb ja Armin langeb sinna taga kolmandaks ja selline tempo on praegu peal siin selles noortesõidus. Üks võitja on jäänud sinna valli seisma. Aga praegu need otsustavad hetked siin kätte saavad, kui ka Keir-Kenor peab mõtlema selle jokkeri peale. Siimenson teine, Raag kolmas ja läheb Keir-Kenor Mutik jokkerisse. Indrek Siimenson
ja nüüd on see oluline koht, kui palju siis ja kuhu nad sealt siis pärast Geir-Genor Mutiku jokkerivõttu tulevad. Simenson läheb ja kui nüüd tuleb Armin Raag, aga ei saa ja Geir-Genor tuleb Indrek Simensoni järel sinna teisele positsioonile. Ja neljane punt seal kenasti koos, aga sõita ei ole midagi enam jäänud. Viimane ring on praegu noortel sõitjatel käsil ja sellise tempo on olnud Geir-Genor Mutikul neid olukordasid, kus ta on natukene võib-olla vääratanud ja ei ole kõige paremini lõpuni kulgenud, aga ja 180 ja näete, mis juhtub siin viimases kurvis, 186. Indrek Simenson võidab 180, Kaspar, aga 142. Georg Steve Super saab teisena üle finišijoone ja siis Kaspar Pikkpõld. Ja näete, mis siis praegu Geir-Genor Mutik siin ja Armin Raag kahekesi . kahekesi siin viimases finišieelses kurvis said kokku ja moodustasid sellise kolmese puntra. Ja Indrek Simenson tuleb siit veel . Indrek Simenson. See oli praegu selline loterii, mida kõige parema stsenaariumi koha pealt ei oska ka rallikrossis ette näha, aga me oleme saanud siin praegu neljandal etapil kui saime siis kinni peetud, paar sõna küsime. Vaatame, kas saame ta kätte. No nii, palju õnne sulle. Palju õnne. Ma vist ei pääse sulle kuidagi siit ligidale, proovime siit kaudu. Kas sa olid enne Piiroja rajal sõitnud ka? Olid sa enne Piiroja rajal sõitnud ka? Aga kui palju trenni jõudsid teha? Ja praegu tundus, et tuli kuidagi niimoodi muretult, et sul oli hea jokkeri strateegia välja võetud ja kõik läks nii, nagu plaanisid? Või oli midagi, mis jäi kripeldama veidi? Kõik läks täpselt nii, nagu plaanisin, aga no spin, seda ma ei plaani, ma ütlen ausalt. Aga super, aitäh sulle ja palju õnne veel kord! Aitäh! No kes oskab öelda, et rallikross ei ole äge ega imeline. Siin oli praegu teile ehe tõestus sellest, et tegelikult kõik on võimalik ja sellist pinget crosskart 125 sõidus ei ole kohe kindlasti kogetud päris tükil ajal. Kas siis tundub nüüd praegu, et kätte on jõudnud selline murdepunkt, kus tõepoolest siin poiste tase on väga võrdselt ülespoole liikunud ja